Tere, Tiit, olen mina 13. korda, mul kolleegid arvutasid välja, et ma olen selle triibulise või värvilise pintsaku selga pannud, mis on pärit Põhja-Vietnami hmongide juurest ja hakkame siis vaagima läinud aasta reisiraamatuid. Aga enne kui me sõnalise osa juurde jõuame, tuua komplimento ametlik sissejuhatus. Paaril aastal. Kuidagi tundus, et ka pandeemia olukorras inimesed nagu kirjutavad vähem. Õnneks selgus eelmisel aastal, et see ei vasta siiski tõele, ka häid reisiraamatuid on hakanud jälle palju ilmuma. Peaaegu 20 eestlaste eestikeelset reisiraamatut ilmus siis eelmisel aastal ja see on selline tavaline taks tegelikult. Mõnel aastal on neid ilmunud natukene üle 20, mõnel aastal pisut alla 20, nii et see on hea keskmine number. Ja kui püüda nüüd mingit üldistavat märki eelmise aasta raamatutele öelda, siis ma usun, et tõesti võib üsna kindlalt väita, et see oli väga eriilmeline aasta, heas mõttes kvaliteetselt eriilmeline, ka geograafiliselt eriilmeline, Arktikast Antarktikasse, Aasiast Ameerikasse, Lätiski käidi ära niimoodi, et põhjusega, mitte Riia Palsami järel, vaid raamatut kirjutamas. Nii et kokkuvõttes minul on selle eelmise reisikirjanduse aasta üle väga hea meel ja hakkame siis koos lähemalt vaatama, mis seal oli. Ega ma ei saa muidu õhtut alustada, ma pean kõigepealt oma abikaasa siia kutsuma, sest seda pahandust ei oleks vaja, eks ole, kui ta sinna lõppu kuskile jääb. Nii et Maris, ole hea, tule siia ja räägime paar sõna sinu raamatust Arktika kodu suure vankri all. Mina, nagu te teate, olen vana meremees. Sõitsime jahtlaevlennukiga ümber maailma ja nõnda, aga armas abikaasa, mis sind merele kisub? Peale selle, et sa tahad minuga koos olla muidugi. Mina panin üsna varsti pärast seda, kui ma hakkasin purjetamisega tegelema tähele, et ma olen merel kuidagi, ükskõik kas seal on torm või vaikne ilm, ma olen seal kuidagi rõõmus ja rahulik. Ja süda on kuidagi iseärelikult kerge alati. Ja ütleme, et on tavaks öelda, et inimesed saavad oma kõige lähedasemad sõbrad, südamesõbrad just õrnast east. Et hiljem tuleb palju uusi tuttavaid, aga nad ei saa nii lähedaseks. Mina pean ütlema, et minu merekogemus tegelikult ei kinnita seda. Minu elu on just tänu merele saanud hästi palju rikkamaks uute väga, väga armsate ja kallite sõprade tõttu. Aga ma tahan veel seda öelda, et iga kord ei pruugi selline trafaretne ütlemine üldse mitte vale olla, et sageli urjutatakse meid, et elu algab alles siis, kui sa astud välja oma mugavustsoonist. Merel olen ma hästi mitu korda väga ehedalt tajunud, et see on jumala tõsi. Ja isegi hirmuga teinekord mõelnud, et küll oleks kurb, kui ma oleksin sinna argirutiini äkki jäänudki. Nii et mina hirmsasti soovitaksin kõigil, ma arvan, et need, kes siia on kogunenud, neile pole vaja soovitadagi, aga aeg-ajalt oma mugavustsooni piire kombata. Et ei pea üldse merele minema, et piisab, kui oma tava realt korraks maha astuda ja hästi eelarvamuste vabalt inimesi ja uusi asju vaadata.
mina olen ka seda muidugi näinud, kuidas raskes olukorras sa saad aru, kes on sõber ja kes on lihtsalt tore mees. Kas see on see, mida sa mõtlesid, et sa oled merelt leidnud väärt sõpru? Jaa, ma arvan seda, et mida ma ka oma raamatus kirjutasin, et eriti pikkadel otstel merel inimesed minetavad oma niisugused maneerid, mida on hästi lihtne hoida võib-olla ühel kokteili õhtul. Aga kui sa oled kuude kaupa inimesega külg külje kõrval koos ja elad läbi kõiksuguseid natukene keerulisemaid ja teinekord tüütumaid hetki ja võid neile alati kindel olla ja neid usaldada, siis sa saad jah aru, kes on nagu päris sõber. Võib-olla te mäletate, et me käisime, enne kui me Arktikasse sõitsime, käisime me ka Antarktikas ja pärast seda me kirjutasime abikaasaga koos raamatu sellest Antarktikas käimisest, kirjutasime 2 peale nagu ausalt, enam-vähem võrdselt lehekülgi oli mõlemal, eks ole. Raamat minu meelest oli väga populaarne ja nüüd sa siis otsustasid, et sa kirjutad üksi raamatu, eks ole. Et miks see nii läks? Kui sa nii küsid, kirjutavad ikka need, kes oskavad. Aga et kui nüüd tõsiselt rääkida, siis tegelikult Tiidul oli Arktika retkel teine loominguline väljakutse, et koos meie dokumentalisti Kristjan Johannes Kasega siis kokku panna dokumentaalsari meie Arktika retkest, mis nüüd just veebruari alguses hakkas Inspira kanalil jooksma, nii et ma arvan, et Tiidu aur läks põhiliselt sellele. Minu aur läks tõesti põhiliselt sellele, ma panin väga kogu oma hinge ja energia panin sellesse, esimesed 3 osa on telekas olnud, väga palju inimesi on seda kiitnud, küll on head dokumentaalkaadrid, droonivaated suurepärased, millised loodusvõtted, jääkarud ja purunevad jäämäed, aga seda, et minu voice-over oleks hästi loetud, sellest kiitust ma ei ole veel kuulnud. Aga saadet ma tegelikult soovitan ka väga vaadata. Aga ütle mulle, kuidas see sinu raamat, miks ma tegelikult raamatu kirjutamises ei osalenud, sest raamatu kirjutamine on kordades raskem kui ühe suure ekspeditsiooni tegemine. Kuidas see sinu raamat valmis? Mõned on vahel küsinud, et kas ma kirjutasin selle pärast või juba reisi ajal. Et minuga on selline lugu, et ma juba aastakümneid iga reisi ajal tegelikult pean päevikut ja sellel on hästi lihtne põhjus, selles on tegelikult Tiit süüdi. Siis, kui ta kunagi jahtlev lennukiga ümber maailma sõitis, pidas ta väga hoolega päevikut. Meil on 9 paksu kladet kodustes riiulites, aga seal on väikesed valged laigud sees ja need laigud tekkisid nendel hetkedel, kui mina talle mõnesse sadamasse vastu sõitsin. Ja siis meie prioriteedid läksid nagu käest ära, mis puudutab kirjutamist. Aga tagantjärgi oli ikkagi väga kahju, et me mitte midagi kirja ei pannud ja siis Tiit ütles, et karistuseks hakkad nüüd sina alati reisil päevikut pidama ja see ongi mulle saanud harjumuseks ja muidugi ma tegin seda ka nüüd. Lisaks sellele me muidugi lugesime tohutult enne retke ajal, pärast retke kirjutamise ajal, nii et mõned on toredasti öelnud, mis mu südame on soojaks teinud, et see raamat nagu natukene mänglevalt aitab neid ka targemaks saada. Et ma mäletan, et minu ema ikka õhkas, et miks sellest minu tütrest ei saanud pedagoogi, kui ometi on mitu põlvkonda õpetajaid ees. Ja siis see õpetamine, ma võin seda kinnitada, et see õpetamise komme on tal muidu olemas küll, jah. Et võib-olla mul on et selline õpetajalik, et nagu tahaks tarkuse terakesi koguda ja neid jagada. Ja võib öelda, et see on sul hästi välja tulnud nii kodus kui raamatus. Aitäh sulle, Maris, praegu. Aga läheme, kui me olime Arktikas, siis loomulikult me läheme kohe edasi Antarktikasse ja Enn Kaup on kirjutanud Minu Antarktika daamideta tantsuõhtud. Enn, ole kena, palun tule siia ja räägi, kuidas te ilma daamideta seal siis tantsisite. Ole hea. Aga hakkame peale sellest, et see ei ole sul kaugeltki esimene Antarktika raamat. Sinu elu ongi ju Antarktikaga, professionaalne elu Antarktikaga seotud. Aga mille poolest see raamat siis erineb sinu varasematest raamatutest, mida me oleme ka siin samas saaliski aasta parimate hulgas pärjanud? No ma ütleks, et see raamat on rohkem nagu päris,
ses mõttes, et kirjeldab seda, mis minuga ekspeditsioonidel, 3 ekspeditsiooni on seal jutuks. Üks ekspeditsioon oli siis esimene, kus ma hästi noore rohelise meteoroloogina läksin sinna aastaks talvituma ja teine oli siis juba teine, mida ma kirjeldan järjekorras juba 6. oli siis Austraalia Antarktika ekspeditsioonis osalemine ja 3. oli siis nii lihtne, kui olla turistide saatjaks Albioni turismireisil. Aga siis jah, seal kujunes nii, et ma hakkasin päevikut kirjutama ja mul ei olnud see üldse plaanis. Tegelikult oli nii, et kui ma olin keskkooli viimases klassis, ma mõtlesin, et päris vahva oleks kirjanikuks hakata. Aga sellest ei tulnud tõesti midagi välja kohe algul ja siis hakkasid maailma mainega teadlaseks, pole ega paha. Jah, valik oli see, et läksin tõesti Tartu Ülikooli füüsikat õppima ja see oli õige otsus tagantjärele. Aga siis, kui läksin Antarktikasse esimest korda, siis Leningradist läksin ma teele ja mu vend Jaanil oli seal üks vene sõber, kes lahkumise õhtul andis mulle kaasa selle aasta kalendrimärkniku, et kuule, pane sinna kirja, mis sa seal näed ja koged ja sellest võib pärast kasu olla. Ja selle tõttu siis tegelikult on ka selle raamatu esimene osa sündinud ja tegelikult see päeviku kirjutamise komme jäi mul ka külge ja ma teen seda nüüd tegelikult igal olulisemal reisil ja siis selle tõttu jah, seal on muidugi mitte ainult see, et täna oli päris hea söök ja pärast tuli hea uni, vaid seal on olulisemad asju ka ja siis ka noore mehena ma tahtsin Antarktikast palju teada, ega ma enne väga palju ei teadnud. Ma olin lugenud Smuul Jäise raamatu läbi, täna on seda hea meenutada tema sünniaastapäeval. Olin lugenud ka Enn Kreemi Omapärane talv ja siis eesti keeles oli ilmunud veel Murdmaa Siinpool Kaljuvitse pöörijoont ja põhiliselt olid need raamatud kõik eesti keeles, aga siis koha peal ma lugesin ka raamatuid, sealhulgas Antarktika kohta ja ajakirju ja niisugust värki ja sain sellest rohkem teada. Üht-teist ma panin seda siis raamatusse igapäevaste asjade vahele ka. Aga ütle, Enn, kas see päeviku kirjutamine, kas ma kujutan, või ma ei kujuta muidugi ette päris hästi seda talvitumist Antarktikas, aga kas see on ka mingis mõttes nagu rutiini vastu võitlemine, et sa pead iga päev midagi kirja panema või kuidas üldse see rutiiniga võitlemine seal käib või on seda võitlust vaja? Minusugune niisugune närviline inimene võib-olla arvab, et see on midagi õudset. Ühest küljest rutiinist polnud mulle puudus esimesel talvitusel, sellepärast ma tegin meteoroloogi tööd ja see on väga rutiinne töö, ühes mõttes sa igal kindlal kellaajal teed vaatlusi ja sa ei lähe põhimõtteliselt kaugele, sest meteojaamast oled nagu nii-öelda perenaine lüpsilehmaga. Aga siis aga samas oli kõik nii huvitav ja see meteo ja ilm ja see kliima oli nii huvitav, et tegelikult see ei muutunud igavaks, oli üht-teist uut kogu aeg leida. Ja teisest küljest ma leidsin siis ka endale sellise väljakutse, et hakkasin seal vabatahtlikult järvi uurima ja auke sinna jäässe puurima, nii et tegelikult igavaks ja rutiineks ei läinudki, aga ma märkasin, et oli küll inimesi, kellel oli tõesti, nad olid mitmed korra talvitumas ja töö oli siis jah, mitte väga vaheldusrikas ja seda ei olnud ka liiga palju, parem kui tööd on palju seal. Siis nendel läks teinekord elu väga igavaks kätte. Ma olen lugenud, et sellises pikas talvitumise olukorras inimestel tekivad igasugused mured oma tervise pärast, selle pärast, kuidas nende kodused hakkama saavad, kas toitu on piisavalt, toidust sa räägid ka oma selles raamatus. Kas teil oli ka või kas sul oli mingid psühholoogiliselt raskeid hetki nendel talvitumiste jooksul? No ikka natuke oli aga mitte väga raskeid, välja arvatud muidugi see, et näiteks tuli kodust ka surmasõnum, õde suri sel ajal. Aga see oli õige, et ma sellest õigel ajal teada sain. Seal oli üks juhtum, kus üks mees talvitus ära ja ta lahkus kodust, kui ta ema elas ja ta kogu aeg sai, ema suri üsna varsti ja siis ta sai kogu aeg emalt tervitusi ja saatis talle tervitusi. Pärast ta tundis ennast väga rumalasti. Tegelikult oli talle valetatud? Jaa, nii ei tohiks teha. Et see oli muidugi raske aeg, aga noore mehena saab paljudest asjadest kergesti üle.
sa kirjeldad siin raamatus ka seda perestroika aega Antarktikas, kui te olete seal rahvarinde loosungitega ja nõnda. Kas Nõukogude polaarjaamas, kui sa oled tõesti kuid ja kuid külje kõrval inimestega, kes võib-olla ei jaga sinu kõiki maailma ja muid vaateid, kas selles ka mingit raskust võib olla või kas sinu praktikas on seda ette tulnud, et mehed on omavahel nii-öelda tülli või kiskuma läinud siis olgu maailma vaate või millegi muu pärast? Tõenäoliselt ma ei ole seda kogenud, kui ma hästi meenutan, aga muidugi ma üsna noore mehena sain aru, et on teatud teemad, millest ka, ütleme, varemate vene sõpradega pole mõtet väga rääkida, sest et vaatad, nad lahku minevad ja need on sellised asjad, mille pärast pole mõtet tülitseda, kui sa muidu tunned nendega päris suurt lähedust ja sa kuulud sellesse polaarmeeste perre ja on väga palju, mis teid ühendab. Aga siis, kui ma pidasin seal ettekande, see oli 88. aasta 9. novembril, see oli Rahvaülikool ja ma pajatasin seal Eestimaa Rahvarindest ja selle programmist, siis seda kuulati väga suurde huviga, sest inimesed olid aasta otsa olnud eemal kodust ja nad suurt midagi ei teadnud, mis seal juhtus ja tundus, et neil oli huvitatud ja kui ma läksin oktoobrirevolutsiooni aastapäeva rongkäiku Rahvarinde lipuga, siis see äratas suurt huvi ja siis, kui toimus nii-öelda veel miiting, siis olid inimesed, kes krabasid see lippu mul käest, ronisid platvormini ja karjusid Narodny front, hurraa! See võis olla Antarktikas päris erakordne aastapäeva miiting, aga ma muidugi kujutan ka ette, et sinu sõbralikkuse ja rahumeelsuse juures on ka raske oletadagi, et sul mingeid suuri keerukusi või konflikte võis Antarktika kõigi nende ekspeditsioonide jooksul olla, kus sa käinud oled, aga vaatamata sellele on see et ei ole ühtegi, ma ei tea, konflikti, kaklust, on see väga huvitav raamat, mida ma väga soovitan suure polaaralade armastajana kõigil lugeda. Aitäh sulle praegu, Enn, ja tänu täheks üks väike raamat minu poolt ka sulle. Aitäh! Aga kui me rääkisime Ennuga, et ei ole tark alati igas olukorras kõiki teemasid puudutada, siis läheme nüüd sinna, kus on tõeliselt kuum. Donetski niinimetatud vabariigi juhid asusid täna pärastlõunal evakueerima inimesi Venemaale viima Donetski ümbrusest ja on ilmunud suurepärane raamat neile, kes tahavad teada rohkem Ukraina ja ukrainlaste hingeelu kohta. Jaanika Meriloo, Minu Ukraina, lubaduste maa. Jaanika, palun, ole lahke. Minu esimene küsimus on, Jaanika, kuidas lihtsalt toredad inimesed nagu meie siin saaksime täna, lisaks sellele, et me lihtsalt muretseme Ukraina pärast, kuidas me saaksime Ukrainat aidata? Ja, tere õhtust! Et tegelikult muretsemine on ka väga tähtis, et see on uskumatu, kuidas nagu isegi sellised väga väikesed soojad tervitused, ma ei tea, Facebooki postitustel ja nii edasi, tegelikult väga soojendavad südant. Ega ütlete lihtsalt nagu Slava Ukraini, no see on tõesti juba väga suur asi nende jaoks, et nad tunnevad, et jah, ma tean, et see on hiljem küsimus. Ma tahan kohe küsida, mida see tähendab Slava Ukraini ja kuidas on sellele korrektne vastata? Slava Ukraini on siis elav Ukraina, aga see muutus selliseks Maidani ajal hüüdlauseks või kannustavaks lauseks, millele jah, siis õige vastus on Gerojem Slava, kangelaste lau. Ja need ongi need väikesed asjad, et loomulikult võib osta Ukraina tooteid, loomulikult... Mina olen suur mõnede Ukraina toodete fänn, Nemirovi võin nimetada, Saalat võin nimetada, aga kas Eestis on midagi veel saada, mida sa võiksid soovitada? Jaa, on olemas erinevad konservid, mis on tõesti väga head, on olemas erinevad mohlad, mina joon pidevalt näiteks tomaatimohla, mis on Ukrainast, et Hersoni arbuusid saabuvad siia ikka nagu suviti, et jah, tõesti läbi väikeste asjadega, isegi kui te näete Facebookis mõnda sellist Ukraina lipuga, siis öelge tal lihtsalt midagi head ja ausalt öeldes see on nii uskumatu, kuidas väikesed asjad loevad, et ei peagi nagu proovima kuidagi maailma muuta, vaid maailm muutubki selliste väikeste heade soovidega. Tee meile väike lühike sissejuhatus sina ja Ukraina neile, kes võib-olla ei ole raamatut lugenud või ei tea.
Mina Ukraina. Mina olen, pool minust on Ukraina, mul on Ukraina isa, Eesti ema, ma ei tea kumb pool, aga mingi pool minust. Ja ma olen tegelikult kõik oma suved veetnud Ukrainas, et kui saadeti lapsi maale vanaema juurde, siis minu maa oli kuskil kas Kiiev või Kamenets-Podolsk, õigemini Kiievi lähedal, eks selline Tšabanõõs küla. Ja aastast 2007 hakkasin ma tegelikult töötama Ukraina vahet, ma töötasin Urmas Sõõrumaa juures, kellel olid Ukraina projektid, aga 2015 aastal sattusime Ukraina valitsusse ja nüüd olen igas sadamas on oma eestlane, et nüüd ma olen selles Kiievi sadamas oma eestlane ja ukrainlaste jooks vist ka oma ukrainlane. Väga vahva. Mina olen käinud ka Ukrainas päris mitmeid kordi ja juba aastakümneidki tagasi olen käinud erinevates Ukraina osades, olen käinud Luganskis, olen käinud Lvivis ja tõesti ammu enne nüüd konflikte, eks ole, 14. aastat ja juba siis oli mulle selge, et Lugansk ja Lviv on nagu täiesti erinevad maailmad. Sa kirjutad oma raamatus ka, et Ukraina on nagu kirju lapi, vanaema lapitekk, aga kui kontrastne need lapid võivad olla või kui otse su käest küsida, kui suur see konflikt siis Ukrainas sees tegelikult on? Jah, no see Lugansk oli tõesti väga kirev lapp valitud sellest tekist võrreldes Lviviga. Aga Ukraina on muidugi väga erinev, et kui vaadata lääne poolt, Lvivi, Ternopolit, seda piirkonda, on ta ju alati olnud nagu Poola, Austria, Ungari, ehk siis hoopis Euroopa mõjuväljas, ütleme niimoodi, või ajaloos ja tegelikult Lvivi piirkond ju ei olnudki Vene impeeriumi üks osa, vaid sattus alles Nõukogude Liidu ajal sellesse koosseisu. Samal ajal, kui on Harkiv, kui on Lugansk, kui on need piirkonnad, mis on alati olnud, alati, mis on juba pikka aega olnud Vene mõjusfääris. Siin muidugi ütleksid ukrainlased, et teate üldse, et ristiusk sündis Ukrainas ja siis, kui olid Moskvas, sood olid Ukrainas juba kirikud, aga see on omaette lugu. Aga need erinevused on väga suured selles mõttes, et tõesti nagu mõjusfäärid, et kas on Euroopa või Vene keel muidugi. Vene keelt räägitakse igal pool, et see ei ole nagu päris niimoodi, et Lvivis üldse ei räägita, kõik saavad aru, ja Harkovis ainult räägitakse, aga ikkagi pigem räägitakse, ütleme, lääne poole pigem ukraina keelt, ida poole pigem vene keelt, kui nüüd hästi lihtsustada. Võib-olla usundite mõttes, ütleme, rohkem võib-olla katoliku lääne poole, rohkem võib-olla õigeusu ida poole, aga mis on väga tähtis, et tegelikult viimaste 2014 aastast alates võib-olla on kõik ukrainlased hakanud otsima seda ühisosa. Ja hästi tähtis on see, et tegelikult keel ei lahuta, et vene keel ei defineeri mitte kuidagi, kas sa oled patrioot või mitte. Ja kuidagi on aru saadud, et ukrainlane olla on ikkagi selline nagu identiteet ja sisemine kutsumus ja seda ei pea nagu niimoodi määratlema, kui sa räägid seda keelt, kui sa oled seda usku, siis sa oled õige või vale. Ja isegi näiteks Dnepropetrovsk, mis on pigem ida poole, sealt läks kahjuks rindele kõige rohkem võitlejaid, pataljone, vabatahtlikke, siis kui algas 2014 aastal konflikt ja hukkus kõige rohkem, kuigi see nii-öelda oleks venekeelne piirkond, et tegelikult otsitakse ühisosasid. Tihti me kuuleme Vene meediast ukrainlaste kohta üleolevalt ütlemist, et bandeeralased. Kes need bandeeralased on? See on tore osa Vene propagandast. Meil käib ju hübriidsõda tegelikult, mis tähendab, et infosõda on väga suur osa sellest ja infosõda ju vajab nii-öelda kangelasi ja vajab sellised stereotüüpe ja mingeid klišeesid ja bandeeralased on sellised Ukraina natsionalistid, kes tahaks simeda Vene patriootide verd. See on loomulikult jutumärkides, et need on need absurdsed, utreeritud mingid sümbolid, et kõik need linnalegendid nii-öelda ristilöödud lastest ja sellest, et Lvovis on metroo, kus juuakse bandeeravlaste verd, mis sellest, et Lvovis ei ole metrood olemaski, aga see ei takista sündida legendidele ja nii edasi, et see on üks nendest nagu infosõja väikestest sellistest sümbolitest ja see on isegi nii, kuidas ma ütleks, naljakas või absurdne, et Lvivis on isegi selline restoran, kus ongi vastupanu liikumise või sellise bandeeravlaste sümbolitega terve restoran. Restoran Punker. Jah. Kriivka. Ma lihtsalt ka ütlen, ma olen seal korraks käinud, ma soovitan kõigil minna restoranis Punker, sest nüüd te saate ka sinna minna. Te teate parooli. Teie käest ukse peal küsitakse või teile öeldakse Slava Ukraini ja nüüd te teate... Mida vastata? Herojam Slava.
Ütle veel, kas sina julged prognoosida, mismoodi see asi meil siin lähematel nädalatel, päevadel edasi rullub? Ma olen prognoosinud kogu aeg, et terve mõistus võidab. Terve mõistus võidab sellepärast, et esiteks muidugi on president Putinil ambitsiooni, mida ta ei ole ka kunagi varjanud, et taastada see nii-öelda Vene impeerium, mille osaks ta siis peab Ukrainat, ehk siis tal on hoopis teised ja sellised imperialistlikud ambitsioonid. Samal ajal ei ole siit tulemas väiket võidukat sõda. Ei ole siseriiklikult tulemas väikest võidukat, kuna sellest ei saa. Ei väike ega ka mitte võidukas. Et vaadates ikkagi, kuidas välisriigid on koondunud Ukraina toetuseks, vaadates, kuidas olukord küll eskaleerub ja see on osa sellest infosõjast, et kogu aeg nagu eskaleerib ja panused tõusevad, siis tahaks ikkagi loota, et see üks inimene, kellest ju väga palju sõltub, et ta saab ka aru, et siit ei tule võitu, teda kunagi ei hakata armastama, Vene impeeriumit enam sellisel kujul ei taasta ja seda võimalust ei ole kunagi olnudki tegelikult, et see oli. Aitäh sulle, Jaanika, aitäh sulle selle optimistliku rõõmsa intervjuu eest, aitäh selle toreda raamatu eest ja sulle ka. On üks mu endine kolleeg, keda ma olen väga kadestanud, Silvia, tule palun siia, Silvia Pärman. Ja Silviat eelmisel aastal siis raamat Kusagil maailma lõpus. Tere, sõbrakene, ütle mulle, kuidas sa saad neid nii häid portreepilte? Ma olen ka aastaid proovinud, olen võtnud tohutu suure objektiivi kaasa ja pildistanud kaugelt nurga tagant ja siis olen läinud telefoniga neile lähedale ja kui ma vaatan sinu pilte, siis jälle mul tuleb niisugune kade tunne peale. Mul on õudselt hea trikk. Ma küsin inimeste käest, kas ma võin neid pildistada ja siis ei ole vaja seda hiilimiseks mõeldud pikka objektiivi, võib minna nina alla, pildi teha, nad on ise rahul. Kas ära ka on öeldud? Mina jälle kardan, mul on eneseuhkus vaata nii kõrge, et ma kardan, et kui mulle öeldakse, et ei tohi, et siis ma solvun ja niimoodi, eks. Umbes 2% ütleb ei. Aga teine asi, mida ma olen ka kogenud ja mis on mõnes mõttes nagu normaalne, küsitakse raha. Kas sul seda kogemust ka on? Ikka küsitakse mitte tihti minu käest, sest ma ei pildista väga kohtades, kus inimesed ongi selle mõttega tänavale tööle tulnud, ennast ilusti riidesse pannud. Ma ei ole Kuubal käinud, ma olen kuulnud, et Havannas on tänav, kus istuvad need hiiglaslike sigaritega naised, värvilised asjad riigitud, rõivad seljas ja $5 eest, tööta nendega palju tahad. Et kuna mina olen ennekõike dokumentalist ja pildistan lihtsalt seda, mis tänaval juhtub ja mis meid huvitab, siis minu teele liiga palju neid inimesi ei satu. Tõsi küll, ühe korra Kolumbias juhtus see, et Cartagenas ka tulevad kaunite kleitidega puuvilja korvidega naised ja ma sain aru, et ma ei ole vanematele juba 2 nädalat kirjutanud ja mitte ükski minu tehtud foto ei sobi neile näitamiseks. Ja siis ma tõesti maksin $1 ja tegin selle pildi ja nad olid väga rahul, et imeline reis. Su raamatu pealkiri on Kusagil maailma lõpus. Ütle palun, milline koht nendest, kus sa käinud oled, on kõige rohkem maailma lõpu moodi? Neid muidugi tuleb järjest juurde, ehkki ma siiralt usun ka, et maakera on ümmargune, siis maailma lõpu atmosfäär on valitsev väga mitmel pool maailmas ja tegelikult ma jõudsin selle raamatu pealkirjani, tegemist on reisikirjade või reisinovellide kogumikuga juba hulka aega enne, kui see raamatuks sai, sest tehes päris tihti kaastöid ajakirjadele, hakkasin ma ühel päeval salvestama järjekordset faili pealkirjaga Kusagil maailma lõpus doc. Ja avastasin, et mul on juba olemas failid Kusagil maailma lõpus doc 1 ja Kusagil maailma lõpus 2 ja kõik need kohad olid olnud Euroopas. Ma olin natukene pettunud, kui me käisime sel suvel oma Arktika, või eelmisel suvel siis oma Arktika reisil ka Teravmägedel ja mul oli tunne, et see on nüüd ikka üks maailma lõpp, kus me oleme käinud. Ja Silvia on siin nagu ära käinud ja on selle ära kirjutanud, nii et mu entusiasm selles osas, et Teravmäed on maailma lõpp, võib-olla natukene lõi kõikuma, aga ütle, Silvia, kumb sulle tegelikult rohkem meeldib, kas pildistamine või kirjutamine? Sama hästi võiksid küsida, et kas mulle meeldib rohkem süüa või magada, et mõlemad on täiesti eluks vajalikud ja täiesti erinevad asjad.
Aitäh sulle mõlema eest, aitäh sulle toreda järjekordse reisiraamatu eest ja uute kohtumisteni. Aitäh! Aga meie läheme aga edasi. Andres Karu, tule siia ja ma võtan kätte sinu raamatu Teekond tippu 2. Tere. Nüüd on neid 82. Kas sa oled alpinist? Ei. Meil oli Andresega juttu, et me püüame tempot hoida, eks ole. Aga sa võid vastata natukene pikemalt. Ma olen mägironija, kellel on alpinistlikud oskused. Kas see on ohtlik ka? Ja, ma isegi selle raamatu serva peal ma tõin küll tähestiku järjekorras vist välja 10 riiki, muuhulgas mingid muud nimekirjad ka, et kus riikides ma olen oma elu pärast muret tundnud ja ma pakun, et nende hulgas on Eesti ka vist, äkki. Umbes see, et pigem oht on inimestest ja mägedes natukene vähem. Kogenud mägironijad suudavad enamus riske minimeerida. Statistikast, mulle õudselt statistika meeldib, nagu te näete, raamatu pealkiri on ka jälle mingi number, et siis 20 mägedes hukkunud eestimaalasest on tavaliselt mägironijaid 2. Ülejäänud ei oleks pidanud sinna minema või on natukene totud. Ja. Selles raamatus on jälle väga tore raamat, see on üks lõbusamaid reisiraamatuid üldse, mis eelmisel aastal ilmus. Ma ei soovita siit lugeda riigid, kuhu ei viitsiks uuesti minna, see on täielik möga, mis sa siia oled kirjutanud. Absoluutselt. Õnneks on seda 10 rida ainult. Ja. Milline on see kõige raskem tipp olnud? Tõenäoliselt soolotõus Tšiili kõrgemasse tippu Argentiina poolt, kus ei lähe nagu päris nagu rada ja sa kõnnid põhimõtteliselt nagu vulkaanilises kõrbes lihtsalt selle vahega, et see on 5000-6000 meetri vahel, tiksud seal 7 päeva üksindust. See oli tegelikult selles mõttes see, kuidas ma olin väga palju selline enda kohta teada, nagu ikka üksinduses, et sain teada, et täitsa nutan tihti, sain teada, et jään alati eurooplaseks, et sa oledki 7 päeva üksi ja siis lõpuks jõuad tagasi, tipp on tehtud, sa oled mingi vees ilma juures, mille sa oled alguses ära fikseerinud, et ma olen samas kohas tagasi, siin ma saan pesta ja mõnusalt olla ja siis seal tuli veel 2 aru tuli nõnda, üks oli päikese käes voolanud ja teine oli mitte päikese käes voolanud ja siis sa said seal niimoodi olla, et jalad olid nagu sügavamas ühelt poolt tulevas jõeharus, olid külmas vees nagu mõnusalt jahutuses ja selja tagant tuli soe vesi, nii et ülejäänud keha oli nagu soojas vees. Aga enne, kui ma viimased püksid jalast ära lükkasin, siis sa oled 7 päeva üksinda olnud ja siis korra vaatad ringi, et ega mingit lastegruppi või midagi ei tule, et niuke eurooplane jääb sinus ikkagi nagu tsiviliseeritud inimene jääb alles, sain teada. Milline on kõige mõttetum tipp sul olnud? Vist ei ole võib-olla Belgia kõrgem tipp sinna, see ei ole küll selles raamatus, see on esimeses, sest ma olen ikkagi juba sarireisi kirjanik, mul on juba 2, need mõned kirjutavad ju elus ainult ühe raamatu. Aga Belgia tipp oli lihtsalt see, et sõitsime sinna poole ja siis olime kohal. Lihtsalt, aga lahe jälle täiesti mõtetu ei olnud, sest selle 2 lõbusat asja. 694 meetrit on Belgia kõrgeim tipp, hääldama ei hakka. Ja seal üks tore asi on see, et seal tipus on raba, täiesti reaalselt raba. Mitte päris nii laukarohke nagu meil, aga ikkagi raba. Ja teine asi, vesi tõenäoliselt ei pääse lihtsalt minema, see tekib sinna aastasadade või tuhandete jooksul. Ja teine tore asi seal tipus on see, et 694 meetrit ja kuninga või kuninganna käsul, ma ei mäleta täpselt, on sinna ehitatud 6 meetri kõrgune astmetega trepp kividest, kes tahab 700 meetri peal ära käia. Nagu see on ka päris nagu lahe. Kas kui sa neid raskeid tippe võtad, me vist ei öelnudki, et tegelikult sinu eesmärk on ju käia iga riigi kõige kõrgemas tipus ära, jah? Jah, mis on ainult teoreetiliselt võimalik. Palju sul puudu on veel? Järgmine küsimus. Üle 100. 82 on käidud. Minu nimekirjas on 197, mul on kõik ÜRO riigid, siis ka sellised nagu Kosovo, mis ei kuulu ÜRO-sse, aga ta on siiski nagu riik, on ju. Ja minu nimekirjas on mõned sellised, näiteks on ka Hong Kong ja Taiwan. Mina ei võta neid osana Hiinast, aga samas
eraldi näiteks noh, mingi Prantsusmaa osa, mis asub Okeaanias, ei ole näiteks minu nimekirjas eraldi. Nii et no tegelikult on ju peaaegu pooled käidud. Aitäh, jah, täitsa selle kiituse eest, enam-vähem nii. Aga üks riik lihtsalt vahepeal lõi pähe mul, ma avastasin, et ma tavaliselt ei tee liiga palju eeltööd, aga nüüd Nicaragua kõrgemasse tippu minnes ma tegin eeltööd, sest ma sain teada, et see on mineeritud, et seal on nagu, ta on Honduras ja noh, nad madistasid vahepeal, ma ei tea, äkki 60-ndatel või ma ei tea, millal natuke hiljem. Ja siis ta on mineeritud ja enamus miinid on nagu ära võetud, aga kõik ei ole. Nad on ära tähistatud, nad dokike on püsti pandud ja kollane lint on seal küljes, et miinas ja ma ei tea. Ja sinna netis surfates tuli välja, et ainult 2 meest viivad üldse inimesi sinna üles ja kunagi mitte suures grupis on ju. Ja siis see oli esimene kord, kus ma guugeldasin ja siis lihtsalt vaatasin mõlema mehe pilti, vaatasin, kuidas nad on käinud, on ju, vaatasin, kaua nad on käinud ja siis lihtsalt valisin selle, kui ma jalad olid ühepikkused. Nagu te aru saate, Andres käib ringi mitte ainult tippudes, vaid ta ikkagi teeb ka eeltööd, eks ole, ja vaatab ka muidu ringi, nii et raamat tasub kindlasti lugemist ka neil, kes ei ole alpinistid või mägimatkajad. Aitäh sulle praegu! Aitäh! Ja meie teeme siin ühe väikese muusikalise vahepala mõni minut ja siis jätkame kirjanduse jutuga. Lähme edasi raamatuga, mille on kirjutanud Peeter Kormašov Peatusest peatusesse ja ma täna kohtun siin Peetriga esimest korda, palun Peeter, tule siia, aga mulle õudselt lugedes oli siuke mulje, et ma oleks tahtnud ka nooruses nii äge mees olla nagu Peeter, käia ühest kohast teise, pidutseda. Ma ei tea, kas ma kõiki neid trikke oleks julgenud teha, mida sina tegid. Siis ma lõpuks hakkasin mõtlema, et oota, sa läksid ju õppima. Nüüd ma lugesin raamatu hoolikalt läbi, sa võid pärast vaadata, mul on mõned kohad allagi tõmmatud. Kas sa lõpetasid oma õpingud ka? Vaat see mul jäi ausalt unustasin ära. Jaa, väga hästi isegi. Et tõesti see oli see, miks ma sinna läksin, aga lihtsalt 2 aastast sai 7 aastat, et läks natuke kauem aega. Ja siis nende 5 aasta jooksul tegelesid sa kokkamisega või vähemalt osaliselt töötasid kokkana. Mis sul lemmiktoit muidu on? Väga raske küsida. Ma arvan, et mulle meeldivad mereannitki rohkem ja kala ja sellised asjad. Aga miks ma kööki läksin, oli sellepärast, et Eestis kunagi pärast ajateenistust oli mul tööd vaja ja siis ma läksin esimesse restorani, mis võttis tööle kokkasid ilma kogemuseta ja see oli siis mustpuudel ja ma ei teadnud isegi, mida tähendab ühesõnaga, kui ma sattusin 2013. aastal musta puudlisse, siis ma sõin toitu, mida oli täiesti suvaline mees teinud. Põhimõtteliselt küll, jah. See oli küll 2012. Must puudel, jätke meelde see nimi. Aga pärast tegelikult on väga hea restoran. Berliinis, kui ma uuesti olin rahahädas ja stipendiumi otsingud olid jõudnud täielikult ummikusse, siis ma läksin uuesti restorani ja siis sellest pidi saama ajutine lahendus, aga mida see raamat ka kirjeldab, sellest sai omaette karjäär ja tegelikult paljud kokad, nagu ka Gordon Ramsay, kes tahtis jalgpalluriks saada, siis tal oli jalavigastus ja siis ta hakkas kokaks ja paljud teisedki on seal valinud lihtsalt olude sunnile, lõpuks on see neile meeldima hakanud. Ma olen ju ette valmistanud, mul on siin küsimus, et kas kokana töötamine oli sulle kutsumus või vahend reisida, osaliselt sa juba nüüd vastasid ära, et mõlemad tegelikult ja ma arvan, et
see ikkagi peab olema kutsumus, sellepärast et see on suletud ruum, see on umbes nagu allveelaevas, et sa ei näe mitte kedagi terve päeva, sa ei räägi teiste inimestega, sul on ainult selline, no põhimõtteliselt nagu tulekahju kustutamine kogu aeg ja see ei saa läbi ja kestab tunde, et seal peab olema midagi, miks see meeldib, et see peab olema kutsumus. Et väga suur vahe on sellel söögil, mis sa kodus teed, võib-olla oma sõpradele, mis on tore selline, et jood veini kõrvale ja siis sellega, mis on siis restoraniköögis, kus sa pead kogu aeg nagu elu eest võitlema natukene. Kas on vahet ka, millises maailma nurgas või sinu puhul võib ka öelda nurgataguses kokana töötada? Tegelikult ei ole, see ongi kõige lahedam selle töö juures ja miks ma seda ka kasutasin reisimise vahendina, et nagu kunagi üks kokk mulle ütles, et kui sa annad mingisugusele abilisele või siis uuele kokale annad selle kartulikoorimisnoa ja kartulid ja annad talle need kättest ja saab aru, et ta peab hakkama neid tegema, et selleks koorima, et selleks ei ole vaja nagu väga palju keelt osata. Ja väga paljudes köökides kogu maailmas ongi tööl inimesed, kes ei ole siis seal kohalikud, et see on väga tavaline. Kas Eestis nüüd võib julgelt minna pärast kõiki neid aastaid praktiseerimist mõnda Eesti restorani, kus sa töötad, kas Eestis ka praegu kokkad? Ainult sõpradele või perele, et need ajad, mida ma seal raamatus kirjeldan, on nagu möödas, ma arvan. Mis peale kokkamise veel sulle nendelt reisidelt, nüüd ma olen võib-olla liialt või olengi liialt keskendunud sellele kokatööle, aga räägi, millele ma veel peaksin tähelepanu pöörama sinu reiside puhul? Ma arvan, et kõige rohkem on see mingisugune selline tavaline suureks saamislugu, kus sa lähed võib-olla selliste illusioonidega teele ja siis nad purunevad väga kiiresti ja siis lugu sellest, kuidas mitte alla anda selle sees, et see ongi jah selline võib-olla suureks kasvamine lugu, et ta ei ole nagu ka nii palju nendest kohtadest, kui siis sellest enda sisemisest reisist võib-olla. Ja siis teine asi kindlasti see põlvkonna võib-olla kriis, mida proovisin selle nagu juurde kirjutada selle Y-generatsiooni või siis nende millennialite selline pidetuse tunne, et neil ei ole nagu päris selge, mida nad oma eluga peale peaksid hakkama ja siis sellest sünnivadki need lood, nagu ka see minu oma, ma arvan. Ma ei tea, millisesse generatsiooni mina kuulun, aga ma ei tea ka, mida oma eluga peale hakata, kelleks saada, nii et võib-olla sellepärast su raamat mulle väga meeldiski, igatahes aitäh sulle. Aitäh. Peeter alustas oma kokakarjääri Berliinis, eks ole, ja suur osa sellest raamatust räägib Berliinist. Jääme veel Euroopasse, lähme Riiga, minu Riia, Lenno Vaitovski. Ole hea. Tervist, sa kurtsid hakatuseks, et Riia palsamiga on lood kehvasti, ma tõin sulle siis väikse pudeli peale. Mul hakkabki siin otsa saama tee, nii et suur tänu sulle. Ja muide, jällegi asi, on näha, et professionaal on Riias käinud, Black Currant, eks ole, see Riia palsam, mida tõesti targemad mehed noogutavad ka publikust, seda tasub tõesti. See kõlbab juua ainsana, jah. Aga ütle mulle, paneme kõrvale siia Vana-Tallinna, võrdle palun Riia palsamit ja Vana-Tallinnat. No Riia palsam on mõnevõrra vanema ajalooga, et Vana-Tallinn on siin vist umbes pealt 100 aastat, Riia palsam tunduvalt vanem, et samuti üks on tehtud siis Riia palsam eesmärgiga ravida, ma ei tea, mis eesmärgiga Vana-Tallinn tehtud on, aga ma ei tea, kas keegi on sellest terveks saanud iialgi, pigem vist vastupidi. Et see kiirelt siis legend ka, et selle Riia palsamiga olevat Katariina teine oma visiidil Riiga siis saanud raskest kõhuhädast priiks. Järelikult ikkagi ravib. Järelikult ravib. Aga kui me selle võrdlusega tegelikult sinuga jätkakski, et võrdleme natukene veel Riiat ja Tallinnat, sa räägid siin raamatus Riia turgudest näiteks. Jaa. No keskturg ja meie Tallinna keskturgi paneme sinna mõned Riia turud kõrvale. Ma ei tahaks neid eriti võrrelda, eriti Tallinna keskturuga selle praeguses staadiumis, et kuigi Riia turud on tegelikult enamuses vanemad, siis nad on kuidagi, näevad ikka tunduvalt paremad välja ja on paremas seisukorras, et nii arhitektuurilises mõttes kui ka kaubavaliku mõttes ja võib-olla, ma ei tea,
selles plaanis ka, et palju inimesed seal üldse käia armastavad, et seal ikkagi kui Riia keskturust rääkida, siis ma arvan, et seal ikka käib 10 kordades rohkem inimesi kui Tallinna omas, et päevas ma mõtlen. Ja turiste samamoodi, et see hoone ise on juba nii imposantne, et sellest on üsna võimatu mööda vaadata, kui sa seal kandis ringi liigud. Riia vanalinn ja Tallinna vanalinn? Siin võib-olla lähevad punktid Tallinnale, sest et Riia vanalinn tegelikult pole suures osas kuigi vana, et seal juhtus see, mis paljudes rikkamates linnades juhtus ajaloos, ehk siis, et mingil hetkel hakkas tunduma, et need keskaegsed varemed on kuidagi nagu jalus ja natuke lagunenud, et tõmbaks need ikka maha ja ehitaks uued majad sinna. Tallinn oli õnneks või paraku samal ajal väga vaene linn, nii et meil selleks raha ei jätkunud, jäid need majad kõik alles kenasti, nii et meie saame nüüd uhkeldada oma kootistiilis vanalinnaga, et Riias on neid maju tunduvalt vähem ja see hoonete kihistus on seal nagu märksa kaasaegsemast ajast, nii et see on kiire võrdlus, aga siin saame punkti nagu pigem meie? Jah, siin läheb punkt meile, jah. Ütle, on veel mõni Riia ja Tallinna võrdlus, mis sul endale meeldib või mida sa tahaksid esile tuua? Jaa, kui ma selle raamatuga promotuuril käisin mööda erinevaid meedia väljaandeid ja saateid, et siis tuli hästi tihti juttu kõndimisest. Sellest on raamatus ka palju juttu. Mõnes mõttes see on nagu kõndimisel ja jalutamisel on sama vahe, mis reisimisel ja rändamisel, et need on natukene erineva kvaliteediga asjad. Mulle tohutult meeldib kõndida, mis on siis selline minu jaoks selline sihitum tegevus, pigem meditatiivne. Jalutamine on selline promeneerimine, eks ole, et sa seal paned ennast meelega mingisse kaunisse keskkonda ja ootad sealt mingisuguseid vaateid ja nii edasi. Et kui jalutada Tallinnas veel on võimalik, siis kõndida pole siin praktiliselt kusagil. Et see tuleneb sellest suuresti, et Tallinnas puudub sisuliselt kesklinn. Et see on selline õhukene riba vanalinna ümber, ühelt poolt piirab meid meri, teiselt poolt piirab meid Ülemiste järv, kuskil on või raudtee, et meil ei ole lihtsalt olnud ruumi, et seda kesklinna siia nagu tekitada või üldse selliseid pikki pulvareid või tänavaid või et kus nagu üldse kõndida, et sellist keskkonda on üsna vähe Riias, seevastu on seda just hästi palju. Ja ka need kontrastid on Riias nagu palju suuremad, et sa saad hästi kiiresti näiteks vanalinnast totaalsesse Agulisse astuda, sul on selleks vaja ainult minna üle jõe ja oledki juba kohal. Selle linnaosa nimi on Agenskalns, mulle väga meeldib seal. Selles mõttes Agule on kindlasti alustava tähendusega, et see oli pigem nagu selline kergelt nostalgia hõnguline nimetus. Võib-olla vaadates tagasi selle peale, mis Kalamaja oli näiteks 20 ja rohkem aastat tagasi, et selline koht, kus sa tunned, et nagu varsti hakkavad mingid asjad sündima, aga veel on seal väga, väga kõvasti see endisaegne nagu meeleolu kohal, et selliseid hästi põnevaid vastandusi on Riias, ma arvan, et rohkem, et Tallinn on võib-olla selline ühtlasemalt arenenud. Me kõik oleme Riias käinud, vähemalt Riia loomaaiad, ma ei tea, kas Riia loomaajad on enam olemas või? Kahjuks on, jah. Minu lapsepõlves me kõik käisime Riia loomaaias 50 aastat tagasi. Aga kui te loete selle raamatu läbi, siis te näete, et Riias on tegelikult päris palju teha. Aitäh sulle raamatu, aitäh sulle selle vestluse eest. Aitäh. Lähme taas kaugemale ja lähme Uus-Meremaale. Henek Tomson. Ja räägime ühest üsna erilisest reisist Uus-Meremaale või matkast Uus-Meremaale. Sa kõndisid läbi Uus-Meremaa. Täpselt nii. Tere õhtust minu poolt. See oli, kui pikk see rada täpselt oligi, vabandust? 3000 kilomeetrit oli 3000 kilomeetrit kõndisid läbi Uus-Meremaa. Kuidas ma seda nüüd ütlengi? Sa kõndisid nii, et sul ei olnud üldse raha. Jah, see on viisakalt öeldud, et projekt siis oli selline, et natuke võib-olla taustast, kes ei ole tuttavad Uus-Meremaa enda matkarajaga. Et see siis Uus-Meremaa on selline saareriik, kus 2 põhisaart on ja sealt jookseb põhimõtteliselt keskelt läbi siis rada, mis läheb üle mäged, üle jõgede, läheb ka linnadest läbi ja siis seal muidugi 2 saare vahel on selline punkt, kus tuleb kas siis ujuda või praamiga üle saada.
ja taustaks veel see, et täpselt siis vahetult enne seda matka toimus selline seiklusvõistlus nagu Red Bulli korraldatud siis tudengite selline seiklus nädal aega, 7 päeva, kus tuli siis samamoodi, sama stiilis rahatult hakkama saada punktist A punkti B, et erinevaid linnasid tuli siis ka nagu orienteeruda ja leida mingid punktid seal ülesse. Ja see sama distants oli muidugi küll rongide ja erinevad hääletamist ja muude asjadega kokku samamoodi umbes 3000 kilomeetrit. Ja siis ma olin valmistunud matkaks, et ma mõtlesin, et ma lähen Uus-Meremaale matkama siis enam-vähem selles stiilis, et vaatame, kuidas läheb, et kas alguses leian tööotsa või mitte, aga kui ei leia, siis lähen hiljem natukene. Aga see kulmineerus siis see matk selliselt, et seiklus sai läbi, mul oli vist 1 päev puhkepausiks ja kohe ma lendasin siis Pariisist põhimõtteliselt Uus-Meremaale ja siis, kuna see emotsioon oli nii tugev sellest eelnevast seiklusest, kus ka ikkagi oli huvitavaid situatsioone, siis ma mõtlesin, et ma pean selle sama inertsi pealt kohe alustama järgmist seiklust. Olid teinud läbi 3000 kilomeetrit ilma rahata, lendasid Uus-Meremaale, järgmisel hommikul hakkasid uuesti 3000 kilomeetrit ilma rahata läbi kõndima? No ülejärgmisel hommikul. Siis nii kõva mees ikka ei olegi. et jah, aga sisulise poole pealt siis võtaks selle asja kokku nii, et mul oli sportlik taust ja no ütleme parimatel päevadel ma jooksin ütleme siis 800 kilomeetrit kuus. Et füüsiliselt see ei tundunudki nii nagu raske ettevõtmine minu jaoks, et võib-olla ka ambitsioonid olid kõrgemaid mägesid ronida ja siis ma teadsin, et selleks tuleb väga heas vormis olla, et K2 oli selleks ajaks veel eestlaste poolt ronimata, et siis väike mõte tiksus peas, et tahaks proovida. Miks sa üksi läksid? Üksinda mineku koha pealt oli see, et ma kandideerisin küll ühe siis sõbraga koos, aga see viisaprotsess on selline, kus aasta nii-öelda pikkuse viisa sa saad siis kandideerimisprotsessi tulemusena, et kus 300 inimest Eestist ainult siis võetakse ja see on kiiruse peale, nii et kes eesse mees, see saab selle viisa. Ja paraku oli nii, et mina sain ja tema ei saanud ja siis üksinda läksin ja siis, kui sa küsisid, et miks nagu üksinda see asi sai läbi tehtud, siis ma päeval korraks mõtlesin selle peale, siis mõtlesin, et huvitav, et kui sa lähed maratoni jooksma, et siis tegelikult ka ei kutsu sõpra kaasa. Kuule, maraton ma tean on 42 kilomeetrit, see lõpeb mõne tunniga ära, mitu päeva sa käisid seda? Alla 150 päeva oli seal, jah, 145 päeva täpsemalt. No siiski, oleme ausad, kui raamatut lugeda, sa kogu aeg päris üksi ka ei olnud, sa leidsid teelt nii-öelda reisikaaslasi. Oli see lihtne? Ühesõnaga, sa ei olnud üksi mitte sellepärast, et sa oledki selline üksik hunt, eks ole, vaid sa ikkagi suudad inimestega suhelda ja... Jaa, et tegelikult on seltsis, ma soovitan kindlasti seltsis teha selliseid asju, kui vähegi võimalik ja kindlasti põnevam, aga ütleme nii, et ma siis kohtusin matka rajal olles juba siis umbes 650 kilomeetri peal, kohtusin siis ühe prantslasega, kes tegi sama asja ja võib-olla matka eripäradest siis rahatult liikumine oli see põhimõte, aga üks teine suur ootamatu nüanss või nii-öelda, mis pärast läks tehniliseks, oli see, et ma läksin talvel seda tegema, Uus-Meremaa mõistes siis talvel. Ja see ikkagi üllatas mind, kuigi ma Eestis ka olin harjunud ikkagi pakasega ja külmade tingimustega, siis Uus-Meremaa mägedes, eriti Lõunasaarel, läksid tingimused ikka selliseks, et oli puusani lumi ja tuli ikkagi sumbata nii, et 1 kilomeetri läbimiseks kulus tund aega. Need on selle raamatu minu jaoks võib-olla kõige põnevamad leheküljed, ärme kõike ära räägigi, jätame midagi ja seal on palju põnevat lugejatele ka. Tehke järgi, kui palju see oli, 3000 midagi kilomeetrit ja 150 päeva? Jah, natuke alla 5. Aitäh teile! Nüüd ma kutsun siia oma vana reisikaaslase Olev Remsu. Ole hea, tule siia.
ja Olevilt on siis eelmisel aastal raamat Teekond maailm, mis ei ole küll nii-öelda läbinisti uudisteos, siin on kultuuriloolisi reisivesteid päris mitmest aastakümnest olev, eks ole. Need on ilmunud ka enam-vähem kõik. Aga räägime sinuga, vanemad mehed, nagu me juba oleme, eks ole, natukene nostalgia juttu, me oleme mõlemad Tartu poisid, minu matkad said alguse Tartu Tähtveres, sina olid Supilinna poiss, kas sa seal Supilinnas ka matkasid? Jaa, tähendab, mind on huvitanud selline küsimus, mis tõmbab inimesi rändama, mis on see kauguste kutse ja nii edasi, kuidas seda metafooriga öelda. Ja et näiteks arvata võib, et keskkond loeb ja meremehe pojast saab reisija ja nii edasi. Sa oled raudteelase poeg? Mina olen raudteelase poeg, aga see suurt ei lugenud. Ma hakkasin ise Supilinna uurima, ilma et ma oleks ühtegi tõuget väljaspoolt saanud. Ise käisin läbi nii edasi, hiljem tekkis mul niisugune kuulus raamat, mida sa kindlasti tead, Tartu koguteos 1927. Nõukogude aeg oli see väga keelatud ja nii edasi. Ja siis ma hakkasin neid, aeg oli edasi läinud ja need kaardid olid, tänavad olid pikemaks läinud ja nii edasi, ma hakkasin siis kaarte tegema ja ma tegin tõesti, ma võin öelda, et see samune tähendab kauguste kutse või rändamise soov, iha, tahtmine, see tuli kuskilt minu seestpoolt. Nii et ja ma arvan, et nii on võib-olla kõigil. Nii et raudteelase poeg muidugi olen olnud ja väga siiamaani väga kihvtid reisid olid, kui isa paravossid olid veel need auruvedurid ja isa oli meil vedurijuht ja võttis mind paar korda kaasa, ikka õige mitu korda ja ta sõitis, vedas kauba Esseloni, vedas Tapale ja tagasi, Petserisse ja tagasi ja Valka ja tagasi. Ja sina said poisikesena siis veduri seal? Ja nüüd, eks ole, tähendab, isa tuli, tähendab, juba 2 meest olid see vedurijuhi abi ja siis tähendab kütja, olid juba kõik valmis seadnud, post tuli kohale ja nüüd esimene asi, mis tehti selles vedurijuhi kabiinis. Lasti vilet? Võeti pudel välja ja tehti postakanu selleks, et rong kraavi ei sõidaks. Ja sellest oli abi, rong ei sõitnudki kraavi. Olev, sa oled käinud, nii nagu sellest raamatustki me näeme, sa oled praktiliselt, ma isegi kahtlustan, sa oled rohkem kohti maailmas läbi käinud kui mina. Kas sul järgmine reis on juba plaanitud? Ei, mul praegu ei ole veel. Nii, siiski on ja tähendab, aga see on giidi ülesandega seoses, nii et see on planeeritud. Jah, aga on mõni koht, kuhu sa mõtled, et tahaks nüüd järgmisena minna või võiks minna? Oi, neid kohti on hästi palju ja mul on ikka üsna palju käimata just sellest tähendab Sahara alumisest Aafrikast ja siis väikestest Antillidest. On tõesti seal ju midagi üle mitukümmend, 30-40 riike on Sahara all, et ja nendest ma olen käinud ikka võib-olla ainult 5, niimoodi lugeda võib-olla 6. Ja väikestest Antillidest ka ainult 2, 3, 4, nii et selline, et kuidagi tahaks, aga teiselt poolt on niisugune tunne, et võib-olla nende numbrite tagaajamine ja nii edasi, et see pole nagu see päris ei ole. Ja ma olen siis mõelnud näiteks, kuidas teha endale selgeks, milline koht sulle kõige rohkem meeldib. Ja mul on selleks üsna lihtne võtta, kuhu sa tahad kohe tagasi minna. Nii et mitte uus koht, vaid kuhu sa lähed tagasi. Vaat see on sulle meeldinud. Ilmselt on nendest, kus sa ei ole käinud, on ka väga kenasid kohti ja seda sa ei tea. Muljeid ja niisuguse asju. Aga nimeta siis nüüd lõpetuseks meile 1-2 kohta, mis sul esimesena pähe tulevad, kuhu sa tahaksid kohe tagasi minna? Jeruusalemm. Kuidas? Jeruusalemm. Jah, raudselt kohe. Ma olen 2 korda käinud seal ja kohe läheks tagasi, kui veel olla saab. Nii et seal ilma igasuguse mõtteta ja oleks seal ikka üsna kaua. Ma pisut tean seda judaismi ja kristluse ajalugu ja see annab juurde asjale veel. Ole natukene kodus ka, nagu mulle sageli öeldakse, nii ütlen mina sulle teatud mõttes oma õpetajale, aitäh sulle. Nii, ja nüüd ma võtan kätte eelmise aasta kõige
kõige erilisema reisiraamatu ja kutsun siia Kersti Heinlo. Raamatu autorit ei ole raske ära tunda, kui raamat siia kõrvale panna. See raamat on valitud ka Eesti 25 eelmise aasta kõige kaunima raamatu hulka ja vaieldamatult ta seda on. Kui me seda raamatut loeme, siis siin on Santorini, siin on Ameerika rahvuspargid, Death Valley, siin on Vatikan, siin on Hiina terrakotta sõdalased, Atacama kõrb, sellised, ma ütleks, et gurmaani valitud, hoolikalt valitud reisi sihtkohad. Kas need sihtkohad on sind kuidagi muutnud ka või miks just need kohad? Tere õhtust! Kui päris aus olla, siis ma käin alati reisidele oma elukaaslasega, kes on Tallinna Linnateatri peakunstnik Kristjan Suits ja lähtun tema valikutest eelkõige ja lasen ennast üllatada. Aga mida me otsime või mis meid muutnud on, me otsime tegelikult, vähemalt mina otsin. Ma isegi tihti ei süvene niivõrd selle riigi ajalukku või poliitilisse olukorda või otsin värve, lõhnu, struktuure, valgust. See on see, mis mind minu töös inspireerib ja mis need reisid teevad, nad muudavad äkki sind jälle paremaks inimeseks kuidagi, et taastavad võime hämmastuda, imetleda, tänulik olla, sellised kvaliteedid tulevad uuesti esile sinus, mida sa siin vahel argipäevas nagu ära kaotad. Selle raamatu, teatud mõttes võib öelda, peategelaseks on sokid. Siin on, nagu te näete, raamatus on sokimustrid. Kas need mustrid valmivad ja sokid valmivad sul juba siis, kui sa oled koha peal või saad sa koha peal inspiratsiooni ja nad valmivad hiljem või sa hakkad juba enne kodus kuduma, kui abikaasa ütleb, et nüüd me sõidame Saharasse, siis sa juba hakkad kuduma Sahara sokke? Ei, see kõik juhtus tegelikult tänu sellele viguriga haigusele meie elus, nii et teatritöö oli korraks stoppi pandud ja istusime kodus. Loominguliselt tahtsid ikka ennast kuidagi väljendada, su loomingulisus otsis seda kanalit, et kuhu ennast nagu suunata. Vaatsin neid reisifotosid, siis ühte Boliiviast pärit kampsonit, siis vaatsin oma vardaid ja lõngakogu ja hakkasin neid väikseid mustreid sealt Boliivia kampsoni pealt sokkidesse kuduma ja siis see hakkas kuidagi arenema see mõte ja nii ta kasvaski, nii et... Aga tekstid olid enne või tulid koos sokkidega? Tekstid tulid hiljem, ma ei ole väga osav kirjutaja. Või ma töötan tekstiga ju väga palju, aga ma ise ei ole ennast nagu niimoodi kirjalikult väga pidanud väljendama. Selle tõestuseks, et autor ei ole väga osav kirjutaja, olen ma välja valinud ühe oma lemmikteksti, mida ma iial olen Suure kanjoni kohta lugenud. Kas me võiksime paluda, et sa selle ette loed? Ma võin lugeda, ma arvasin, et kõik loevad oma raamatust katke teid, aga nüüd ma olen ainsana. No me ikka valime ka. Ja, see on Suure kanjoni. See on üks esimesi selliseid pikemaid reise meil elukaaslasega. Tegime Ameerika tiiru ja päris paljud kohad jäid tegelikult sellest raamatust välja, mida ma oleks tahtnud. Nii et mul on potentsiaali teise osa jaoks ka. Vaatan Krista suunas varrakast, et... Ja. Äkki jääb su sees kõik väga vaikseks. Su visklev monkey mind on momentaalselt rahunenud ja sa oled langenud mingisse seletamatusse meditatsioonilaadsesse seisundisse, kuigi sul pole eelneva 40 aasta jooksul meditatsiooniga eriti tihedaid kokkupuuteid olnud. Sõna meditatsioon kasutad sa hiljem, sest sa arvad, et sind tabanud seisund ongi see, mida joogid aastaid kestvate istumiste järel üksinduses kogevad. Sa oled äkki ihu üksi, kuigi füüsiliselt asub sinu keha rahvarohkes kohas. Sa seisad tummalt. Sa oled saabunud Suure kanjoni äärele. Sa oled saabunud maailma äärele. Vähemalt sa arvad, et kui kuskil peaks asuma maailma äär, siis see saab asuda ainult siin, see saab välja näha ainult nii. Vaevalt on sinu vaikimine seletatav pikkade tundide ja päevadega punase autoroolis.
mis on tõesti ka füüsiliselt võtnud su heli tekitamise võime juba mitu päeva tagasi. Sa oleksid väga vaikne, isegi kui su aastaid koolitatud häälepaelad vibreeriksid korrektselt. Sa oleksid tumm ja vaikne ja alandlik. See pole sellel reisil esimene kord, kui loodus su väga-väga alandlikuks teeb. Aga esimene kord, kui sellesse alandlikkusse sigineb sakraalsus, ülim pühalikkus, rahu. Sinu sees sügaval peituv animisti hing mõistab korraga kõiki põlisrahvaid, nii siin kui sealpool veekogusid, kes pidasid pühaks maad, kes pidasid maad oma emaks ja sünnitajaks ja eluandjaks. Suur kanjon jääb sinu eelneva elu visuaalsetest kogemustest välja. Sellist vaatepilti ei ole su pähe lihtsalt varem mahtunud. See kogemus jääbki verbaliseerimata sõnastamise ja võimest väljaspoole, sest neid sõnu su sõnavaras ei ole. Kuidas saakski olla sõnad millegi kohta, mida sinu maailmas pole varem eksisteerinud? Ükskõik, kuidas sa seda eelnevate kogemustega võrrelda või kirjeldada prooviksid, kukud sa läbi ja oled selle läbikukkumisele ekstaatiliselt õnnelik. Aitäh. Loodame uusi sokke, uusi raamatuid. Kui eelmise raamatu peategelaseks olid sokid, siis ega asi paremaks ei lähe. Järgmise raamatu on kirjutanud Indrek Rohtmets ja peategelaseks on rott. Indrek, tule palun siia ja räägi meile raamatust Üks rott läks rändama. Mismoodi saab rännata rott? Ega väga palju teisi kirjanike peale Indreku ma ette ei kujutagi, kes võiks rotti rändama panna, aga tema muhedat huumorit teades on see sinu puhul täitsa võimalik. Ole hea, istu. Ja võtame maski maha ja sa võid rääkida ka üsna valjul häälel, et sind oleks kuulda. Ütle palun, sa oled käinud Aafrikas 6-7 korda, kokku olnud seal kuid, ma arvan, tuleb varsti vist aasta kokku sinu elust, kui sa oled Aafrikas veetnud. Miks just Aafrika? No paljud asjad algavad ikkagi lapsepõlvest ja mina õppisin millegi pärast väga varakult lugema ja sattus mulle Väike-Maarja lasteraamatukogust David Livingstone'i reisijutt kätte. Ja siis sealt see algaski. Ja nüüd ei saa Aafrikast välja. Õnneks selgub siit raamatust, et sa oled siiski käinud ka väga paljudes teistes kohtades. Mis su lemmikkohad üldse looduse mõttes on? Tead, reisimine on ju tegelikult lõppude lõpuks ikkagi koju tagasi tulek. Et kodu on ikka päris kena koht ka. Seda vaieldamatult, mõnikord mulle jääb seda raamatut lugedes küll mulje, et sul vahet ei ole, kas sa elad Eestis, Okavango deltas või kuskil Pampas, peaasi, et saaks istuda ja vahtida, kuidas kasvab kaktus või mis meil siin on, noored isalõvid savannis õnne otsivad. Et see looduses olek on sulle iseenesest tähtis. Kaktus on Aafrikas võõrliik, seal kasvavad piimalilled, aga see selleks. Et tegelikult mulle meeldivad suured ürgmaastikud ja neid on väga vähe järgi jäänud ja mulle meeldivad kõrbed ja poolkõrbed. Näiteks mulle väga meeldib Atacama kõrb lisaks Nami Nauklufile ja ma arvan, paljud siin tänasest seltskonnast on olnud neis kohtades kõik. Atacama kõrb, te kujutate ette, kui vaheldusrikas, milline... Seal on, või võtame näiteks Namiibia rannikul, seal on üks hästi tore kõrb, et kui tuled, ütleme, et saatus on nii julm ja satud laeva hukku, ja pääsed, ujud kaldale ja ohkad kergendatult, ma pääsesin. Tegelikult siis hakkabki jama peale. Sa oled jõudnud luugere kõrbesse. Ja sa sured seal janusse.
ja siis hakkad kahetsema, miks ma küll pidin ujuma nii meeleheitlikult. See iseloomustab ka filosoofilises mõttes minu meelest väga hästi ka seda raamatut, et aga miks sa ei küsi, miks mul Rott on kaasautoriks? Ma mõtlen, et see on sinu alter ego, et see on kõigile selge. Aga siin on veel, ma kuulasin väga hoolega sinu juttu ja korduvalt tabasin sealt, et sa olid nagu mures, et mingite aastate kogunemise pärast. Aga ma valisin Roti endal kaasautoriks sellepärast, et kui liita minu eluaastad Roti eluaastatega ja jagada 2, siis ma olen ju õitsvas keskeas. Seda vaieldavalt ja see Rott... Meie oleme. Jah, meie oleme just. Ja see Rott on siin tõesti oluline loom. Ma siiski ei ütleks, et võib-olla kõige olulisem, sest ma ei teagi, kas sobib sinu käest küsida, kas sul on lemmiklooma. Sest kui ma seda raamatut loen, siis ükskõik millisest loomast või taimest sa ei räägi, on mul tunne, et see on Indreku uus armastus. 5 lehekülge edasi, see on Indreku uus armastus. Nad on kõik sul armsad. Või on mõni lemmik ikka? Väga raske on tegelikult nüüd hakata maailma niimoodi jaotama, aga mulle imelikul kombel meeldivad putukad. Putukad, nii, mikas? Kunagi ma hakkasin korjama igasuguseid putukaid ja siiamaani. Siin on saalis istuka siin Toomas Tiivel, ma arvan, tema jagab ka minu vaateid, ta korjas ka putukaid. Kas sa seletaksid minusugustele inimestele, keda siin saalis võib-olla on ka paar tükki, et miks just putukad? Ma tean siin saalis ühte inimest, kes paaniliselt kardab putukaid. Aga tegelikult on niimoodi, et putukatega on niisugune lugu. Et kui küsiti, see oli veel Darwini aegadel ühelt kuulsalt bioloogilt, et mida ta arvab Jumalast ja Jumala suurest loomistööst. Ja siis ta ütles, et ma ei oska sest Jumalast midagi suurt muud arvata, et talle pidid hirmsasti meeldima putukad. Et ta tegi neid, ma ei tea, 10 miljoneid, jättes, see järelikult, ja kui juba Jumalale meeldisid putukad, siis ma ei näe mingit põhjust, miks mina ei võiks olla ka siin kõrval natukene. Aitäh sulle, Indrek, putukate kiituseks, aitäh sulle suurepärase reisiraamatu eest. Kui keegi tahab saada targemaks niimoodi mõnusalt läbi toreda, muheda huumoriprisma, siis Indreku Roti rändamise raamat on täpselt see, mida võiks lugeda. Aitäh sulle praegu! Ja nüüd on jäänud mul siia lauale veel üks raamat, kell on küll nii palju, et tegelikult me peaks lõpetama, ma ei tea, või vaatame selle ka ära. Eija Uus, kirjad Buenos Airesest. Eija, palun tule siia. Nii palju, Eija, kui mina sind tunnen, sa oled selline väga viisakas, tagasihoidlik, õrn inimene, ja siis sa otsustasid, et sa sukeldud sellisesse kohta nagu Buenos Aires. Ma vaatasin järgi, sel ajal, kui sina olid Argentiinas, toimus selles riigis 2300 mõrva, Eestis samal aastal ainult 21. Kui ma viimati Buenos Aireses käisin 2019, siis kesklinnas politsei spetsiaalselt tuli minu juurde, olime Marisega koos seal ja hoiatas, et ärge minge siia üksi või olge tähelepanelikud, et siin on vägivaldsed vargad või röövlid. Ja nüüd sina otsustasid ühel päeval, ma lähen siis Buenos Airesesse, ma saan aru, sa ei osanud õieti hispaania keeltki, ma saan aru, sul ei olnud seal ühtegi peikatega tuttavatki. Miks siis nii? Räägi palun. Ma ise ei olnudki selle peale niimoodi mõelnud, et ma arvan, et miks ma ei kartnud ja üle ei mõelnud, oli see, et ma lihtsalt ei teadnud piisavalt, et see oli kindlasti plussiks, aga jaa, see tuli täiesti tühja koha pealt, see mõte, et ma pean minema Buenos Airesesse, ma ei saa edasi elada, kui ma ei lähe Buenos Airesesse ja tol hetkel, kui see mõte tuli, siis ma ei teadnud tõesti mitte midagi Buenos Airesest. Ma isegi mõtlesin, et kas seal räägitakse hispaania keelt või äkki portugali keelt, et tõesti mul puudus nagu
täielik arusaam, mis asi see on või kus. Aga lihtsalt see Buenos Aires kõlas niimoodi ilusti või ei miks? Tead, see tuli hästi kummaliselt, lihtsalt nagu kusagilt hinge sügavustest tuli see sõna või need 2 sõna ja lihtsalt teadsin, et pean minema, et ükskõik mis on. Kas sa olid seal üksi, sa läksid sinna, eks ole, üksi, aga sa ei olnud seal päris üksi? Jaa, et ma Argentiinlastega suhelda ei ole ju väga, väga keeruline. Või kuidas sinul see oli? Üks asi, millest ma kirjutasin, oli see, et mulle väga meeldis, et mind keegi ei tülitanud. Et kuna ma olen elanud Hiinas ja Tais, kus ikkagi võivad sul siseturistide hordid sind sisse piirata ja sa ei saa nautida, ma ei tea, looduskaunist. Tahetakse blondi tüdrukuga pilti teha. Aga Ja. argentiinlastel, kuule, on ju sama asi, läheduse nii-öelda distants on neil palju väiksem kui eestlastel, eks ole, kõik see, et tullakse, võetakse sul ümber kinni, kas see ei seganud sind? See ei seganud mind, aga ma mäletan seda, et ma tol hetkel märkasin seda, et täiesti võõrad inimesed võtavad sust kinni ja suudlevad sind mõlemale põsele ja sa kohtud väikeste lastega, siis need väiksed lapsed võtavad sust kinni ja suudlevad mõlemale põsele. Ja kuna ma kirjutasin selle raamatu pandeemia ajal, siis ma lihtsalt nagu lugesin seda, mõtlesin, issand jumal, kuidas nad musitavad ja välistavad. Et toona see tundus nii enesestmõistetav, aga praegu on niisugune täiesti teine perspektiiv kõigele. Aga sulle meeldib üksi reisida või kuidas sa pigem reisid? Ja kuulates siin eelmisi rääkijaid ka, et ma lihtsalt võib-olla ei ole leidnud endale seda ideaalset reisikaaslast, kellega mul tempo sobiks, et ma mäletan, kui me läksime sõpradega palverännakule, siis Santiagosse, siis igaüks kõndis oma tempos ja kukkus seal, kus tema kukkus ja mis iganes, et niisugust pole võib-olla leidnud oma Marist. Jah, kas, Raimond sassi praegu. Millest ma tahtsin rääkida, oli arhitektuur või õieti sinu raamatus mitmel pool jookseb läbi selliseid väikseid vihjeid arhitektuurist otsesõnu või kaude. Kas Buenos Aires arhitektuur on kuidagi eriline võlus see sind, oli su jaoks põnev? Jaa, see oli täiesti, hästi paljud inimesed on küsinud mu käest selle kohta, et see on nii palju arhitektuurist, et see ehmatas mind, sest ma ei tea, et mul endal oleks mingit väga tugevat suhet või väga erilist suhet, vaid ma teaksin sellest teemast väga palju. Ja lihtsalt, kui ma jõudsin sinna linna, siis ma ei suutnud uskuda, et iga maja on erinevas stiilis. Iga maja. Et selline nagu paljusus ja selline isikupära ja nii edasi, et mulle hästi meeldis see vabadus, et igaüks on otsustanud, et ma teen teistmoodi. Värvid, mis on minu jaoks ka Argentiinas ja Buenos Aireses eriti nagu olulised ja minu meelest see esiteks raamat on imeilus ja üldse, et ma ei unustaks mainida. 3 väga ilusat, vähemalt 3 väga ilusat raamatut sel aastal ilmus lisaks sinu raamatule, Angelika Schneider on selle kujundanud, eks ole, ka Öövööd kindlasti tuleb nimetada, kus on siis lisaks sokimustritele on ka koha peal tehtud reisifotod, on lavastatud fotod, väga ilusti kujundatud raamat ja Marise Arktika raamatut, Endla Tootsi kujundatud raamatut ka kindlasti tahan kiita. Marisele lisaks kujundusele veel, siis QR-koodi alt te saate vaadata neid videosid, mis me oma reisil tegime. Aga värvid, kas Buenos Airese värvid on ka midagi sellist, mis siin sul tähelepanu võtsid? Jaa, kindlasti, et kusjuures võib-olla see on jällegist üks asi, mis nii hea, et ma ei teadnud Buenos Airesest enne midagi, et ma lihtsalt läksin sinna, et võib-olla minu Buenos Aires alustuseks oli väga-väga hall, oli hästi vihmane, külm, agullik ja alles võib-olla nagu 6 aega hiljem ma sattusin siis La Bocasse, mis paljude jaoks on esimene sihtkoht, mis siis on üks maailma kõige värvilisemaid paiku, et minu jaoks need Buenos Airese värvid on kõik hästi sellised nostalgia värvid ja hästi tuhmunud värvid,
et minu jaoks seal oli midagi ning üks asi, kus ma märkasin väga palju värve, olid põrandad, et siis ma täiesti hullunult käisin ringi ja pildistasin põrandaid ja siis kui mul tavaliselt ei lubata raamatusse pilte panna, siis siia ma sain panna oma mingi 150 põrandapilti lihtsalt niimoodi korraga sisse ja see teeb mind ennast nii rõõmsaks, et kui te vaatate neid põrandapilte, siis teate, et ma väga hoolega komponeerisin neid. Meil on Siimu ja Britaga kokku lepitud, et pärast saame ka siin muusika järgi tangot tantsida. Mina mäletan, kuidas me Marisega me leidsime kunagi Buenos Aireses ühe päris tantsukoha, kuhu tulidki kohale kohalikud, me olime ainukesed turistid. Kas sa ka tangot tantsisid? Jaa, ja sellega oli hästi palju erinevaid kogemusi, et olid alati sellised vanahärrad, kes nägid, et ma silmad põlevad peas ja seisan seal keset seda tänavat ja need olidki sellised, et kusagil õhtul puude all olid pandud tulukesed ja kõik kohalikud seal rahulikult tantsisid, et ma kusagilt ei leidnud, et oleks välja reklaamitud, et täna on suur tantsuõhtu ja turistid kõik tulge vaatama. Et siis seal vaatasin ja proovisin aru saada, kuidas nad tantsivad, mida nad tantsivad ja enne olin eluaeg teadnud, et mulle tango ei meeldi ja siis nagu saingi aru, et kui meesterahvas oskab tantsida ja mina ei oska ühtegi sammu mitte midagi, siis ta võib kõike muga teha nii, et ma olen nagu sulavõi ja ma tantsin, nagu ma oleks eluaeg tangot tantsinud. Ja siis väga oluline asi, mulle öeldi, et see esimene asi, mida üks härrasmees ütles mulle oli, et sina ei juhi. Ja võib-olla see oligi niimoodi, et see, kuidas ma sattusin Buenos Airesesse, oli see, et ma olin hästi ummikus ja ma otsisin väljapääsu, ma ei suutnud seda ise leida ja siis mulle tuli kusagilt see sõnum ja siis võib-olla nagu selle reisi ajal ma õppisingi natuke sellist kontrolli rohkem ära andma ja leppima sellega, et mina ei kontrolli alati, et mingisugused hoovused on minust sõltumata. Nüüd sa läksid juba nii sisuliseks, isegi filosoofiliseks, et mul on raske oma lihtsate küsimustega jätkata, aga ma siiski küsin, kas sa matet ka jõid? Jaa, teadsin, et Buenos Aireses käiakse pudelikõrvitsad kaasas ja hõbekõrred ja arvasin, et see ei saa ju olla päris, et see on lihtsalt mingisugune asi, mida kusagil ühtedele turistidele demonstreeriti, aga tõesti juba lennujaamas kõik istusid oma pudelikõrvitsad ja hõbekõrred ja jõudsin oma ööbimispaika ja umbes 7 erinevat sorti matet ja mitte ühtegi kohvi. Ja siis ma sain aru, et siin võib-olla tõesti on selline teema sellega. Aga siis ma hästi kaua proovisin, et ma ei telli kusagil matet ja ei proovi seda nii, vaid et mulle sattus selline täiuslik olukord, kus keegi niimoodi, päris argentiinlane, päris olukorras seda rituaali mulle niimoodi mööda minnes tutvustus. Et see oli hoopis midagi muud, kui ma arvasin. Matte joomine on midagi, mitte ainult Argentiinas, aga üldse Lõuna-Ameerikas, eks ole, et teatud mõttes nagu kogukonda vastuvõtmise märk, eks ole. Ja kõik joovad ühest kõrrest. Jah, just. Pandeemia ajal jällegist. Et järelikult sa said selle kogukonna liikmeks ja järgmist küsimust ma ei taha, mis siin ikka küsida, ma ju tean vastust, ma olen raamatut lugenud, sa jõid Malbecki ja me lõpetamegi selle vestluse nüüd ära, sest et tegelikult on meil juba, ma näen, et Jürgen Rooste, kes täna baari peab, on valmis hakkama Malbecki välja kaldama. Aitäh sulle, Eija, selle fantastilise raamatu eest! Meil jäi, tulge siia, jah, meil jäi tegelikult stsenaarium nüüd kokku leppimata Siimu ja Britaga. Brita, kas sa oskad teha niisugust nagu ärevat muusikat selle instrumendiga? Ja meil on vaja nagu niisugust ärevat muusikat, sest me kuulutame välja 2021 parimad reisiraamatud. Natuke aega veel, sätin siin. Daamid ja härrad, 2021 parimad reisiraamatud on kirjutanud Eija Uus ja Indrek Rohtmets.
aitäh, sõbrad, aitäh võitjatele, aitäh kõigile. Aitäh kõigile, kes on Eesti... Ma tahaks tänada oma kirjastajat ja siis ma tahaks tänada veel 2 kunstnikku, kes on pannud või andnud tõsise suure panuse Roti raamatu sündi. Minu meelest sa võiksid tänada ka oma naist, kes on vähemalt 2 pildil sellel Roti raamatul. Aitäh, Maria, sulle ka! Ja Indrekul on õigus, nende raamatute sünnile on kindlasti aidanud väga paljud inimesed kaasa ja rõõmule, mida raamatu kirjutajad saavad, aitame me kõik kaasa, kes me neid raamatuid loeme. Mina palun, mul on siin oma eksemplarid, ma tahaks saada autorite autogramme, mõned raamatud on siin väljas, on võimalik ka osta, kellel huvi on ja autogrammi küsida. See on vist peaaegu kõik ja niisiis, nagu me kokku leppisime, tuleb veel Lõuna-Ameerika muusikat Siimult ja Britalt ja tuleb Malbec, nii et ärge lahkuge, reisijutud jätkuvad ja selles formaadis loodetavasti kohtume järgmisel aastal uuesti. Aitäh teile! on tempo peal, siis ei loe. Oota, see on väga, autor läheb ka väga hea mulje.